Tere hommikust! Meil on siin küünlad juba põlema pandud, teine advent. Ma alustan selle teatega, mida te olete ilmselt paljud kuulnud ja lehest lugenud. Et Aivar Truu, meie armas vend ja Vaida abikaasa ja Karl Mihkli ja Allani isa on jõudnud koju Jumala juurde sel nädalal. Ja oleme kogudusena üheskoos Vaidaga ja Aivari lastega. Ma veel mäletan päris värskelt omast käest, kui suur tugi on tegelikult, kui kogudus toetab, et seda perekonna, seda ühtehoidmist ja armastust, mida mina kogesin, mida ma arvan, et paljud meist on kogenud. Et osutame seda nüüd Vaidale ja kanname Vaidat ja nende Aivari poegade peresid eespalves. Lihtsalt, et Jumal kannaks läbi selle perioodi. Ma loen 1. Korintuse 13. peatükist, salmi 12 ja 13. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga valgest valgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on armastus. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga valgest valgesse. Me vaatasime paar õhtut tagasi lastega koos YouTube'ist ühte ingliskeelset saadet After Death, pärast surma. Ja see oli nii huvitav, et paljud tunnistused, kes on saanud selle surmajärgse kogemuse, paljud tunnistavad, et sealpool tundub siinne elu nagu unenägu. Meile tundub see nagu kujuteldav. Räägime lootusest. Selle kuu teema on lootuse valgus. Ja see nii läheb kokku ka kõige sellega, et meie lootus igavikku, lootus Jumala peale. Ma loen heebrealastele kirjast 11. peatükk, 1. salm. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Loodetava tõelisus. Et vahest me vuristame piiblist niimoodi üle ja mulle meeldib niimoodi, et ma hakkan nagu kordangi endale, kodus ka, kui ma loen, ma kordan mingit kohta mitu korda, mõtlen, mis asi see on? Loodetava tõelisus. Loodetava tõelisus, see, mida ma loodan, saab minu jaoks tõeliseks. Usk on kindel veendumus selles, mida pole veel näha. Ehk see, mida ma loodan, see saab tõeliseks. Ja mul tuli et kuidas seda nagu ilmestada, üks näide, kuna me räägime praegu lootusest, üks näide, kui me mõtleme, et varsti tuleb kevad. Loodame, et varsti tuleb kevad. Kas me loodame või me teame? Miks me siis teame? Me oleme täiesti kindlad, me kõik oleme suutelised, kui me mõtleme kevade peale ette kujutama, kuidas, ma ei tea, sirelid hakkavad õitsema ja nagu sul tuleb kohe silma ette, sa tead. Ja selleks ei ole isegi erilist usku vaja, kui just Jumal enne ei tule järgi ja maailm ei saa otsa, siis selle jaoks ei ole vaja erilist usupingutust, vaid sa juba ei pea silmigi kinni panema, sa visuaalis juba näed, kuidas päike käib kõrgemalt ja läheb valgemaks ja samamoodi, ma usun, et see täpselt samamoodi toimib ka, et kui me oleme Jumala käest saanud mingi sõna,
mingi teadmise, et sa lihtsalt tead. Nii nagu me teame, et tuleb kevad. Seal ei ole küsimust. Et samamoodi usk on loodetava tõelisus. Ja paneme oma lootuse Jumalale. Ja Rooma kirjas 5. peatükk 5. salm ütleb, aga lootus ei jäta häbisse. Tõuseme koos ja oleme palves. Kallis Issand, me täname sind, sina oled meid lunastanud. Me täname, Issand, et sina oled kogu töö teinud, et meil võiks olla elu ja kõike ülirohkesti. Tänan, Issand, sinu armu eest. Isa, me anname selle koosoleku sinu kätesse juhtida. Ma palun, et sina pühavaimu läbi kõnetaksid inimesi, iga ühte seal kohas, kus tema on, sellega, mis temal on vaja. Ma palun, kallis pühavaim, lihtsalt puuduta südameid ja räägi oma jutlust. Ja Issand, me paneme kogudusena üheskoos sinu ette ka Vaida ja Karl Mihkli ja Allani ja nende pered. Kallis pühavaim, lihtsalt mässi nad sisse. Ma palun, et sa täidaksid ühe üleloomuliku rahuga. Ja toetaksid ja kannaksid läbi kõige pimedamatest hetkedest. Ja aitaksid silma ees hoida seda lootust, Issand. Seda lootust, Issand, sest sina oled päris ja sina oled tõeline. Ja sina armastad. Ja sinu käest tuleb kõik hea and. Ma tänan sind, Issand. Amen. Lähme ülistusse. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Siin sinu ees. Siin sinu ees, su sulane kuulab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Täida paik, kus seisan ja ootan su häält. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu ees, su sulane kuulab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan
sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu ees, sinu ees, su sulane kuulab su häält. Sinu ees seisan ma. Sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Sinu ees, Isa hea. Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule. Ka siis, kui pimedus mind ümbritseb, ma tean, et Jumal, sina valitseb. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu teel. Ka siis, kui avastan, et kraavid ees, ma tean, et Jumal, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teel. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule. Ka siis, kui pimedus mind ümbritseb, ma tean, et Jumal, sina valitseb. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu teel. Ka siis, kui avastan, et kraavid ees, ma tean, et Jumal, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teel. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teel. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii
taevas kui ka maa. Ükskord veel. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teen. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Ja veel, sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teen. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ja veel kord. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teen. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ja viimast korda veel. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teen. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Issand, sina valitsed. Issand, sina valitsed. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Ohvrit sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest. Sa hoia ja mind kanna, ma vajan su sarmu iga päev. Su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jälle. Sa võta mu austus ja tänu, see kuulub sulle. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust,
rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind, Jeesus, rohkem sind. Vähem mind ja rohkem Jeesust. 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 Vähem mind. Vähem mind ja rohkem Jeesust. 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 Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrit sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Ma palun nüüd Veljo, saad tulla ja võtta üles ohvri. Ja me võtame kokku vabatahtliku ohvri Anni. On puudu. Fookusesse. Ja ma usun, et me saame teiste eludes kaasa aidata ja evangeeliumi levimiseks ka muude asjade kaudu, aga see on täna üks võimalus. Ma loen Matteuse evangeeliumi 18. peatükist 20. salmist ja koguaja raamatu 4. peatükist. Ma võib-olla ütlen siin nüüd natuke valesti, aga 12. salmist. Sest kus 2 või 3 minu nimel koos on, seal olen mina nende keskel. Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis 2 panevad ometi vastu ja 3-kordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Aamen. Minule tundub see natuke sõjaväeline väljend ja jutt, aga eks Jumal treenib meid. Ja me oleme loodud niimoodi, et me üksteist toetame ja tõstame üles ja nii teoreetiliselt kui praktiliselt. Ja kui issand on meie keskel, siis ei ole midagi võimatut tema plaanide kohaselt. Aga üksi on palju raske saavutada, kui sa just Jack Norris ei ole. Aga me ei tea, mis tseenide taga toimub, mis reaalelus toimub, me näeme, mis kaamerate ees toimub. Aga tegelikult on ta päris hullusti maolt haavata saanud ja käest kinni ja
plahvatuses päris tugevasti. Aga me näeme inimeste võib-olla elusid pealtpoolt, kui tugevad nad on. Nad ära teinud on, mis nad üksi kõik suudavad. Ja mõned meie elus projektid on sellised, mis Jumal meie südamesse paneb, ajutised, need mööduvad, need on täidetud, aga mõned projektid, mis kestavad pikemalt aastaid. Ja ma mäletan ühte oreli tegemise lugu, et kus siis orelimeister oli rootslane, mu mäletamist mööda, ja noorem mees oli ka rootslane, vanem mees rääkis rootsi keeles, pika jutu maha, ja noorem mees kogu aeg oksa. Ja nii see kestis, mind paluti appi, ma olin noor mees, mul ei olnud kohustusi ja nädalaid, ma mäletan, vanem mees räägib pika jutu maha ja noorem ütleb oksa. Õnneks see noorem mees oskas natuke inglise keelt ja mina ka natukene. Ja mitu nädalat kestis see ja me saime oreli kuidagi kokku. Muidugi nemad pidid seda häälestama. Aga välistest erinevatest hoolimata vahest Jumal liidab meid kokku. Ja need plaanid, mis Jumal tahab ellu viia, ükskõik, mis sulle antud on Jumala poolt. Ja teeme koostööd. Amen. Issand, me täname, et me võime õnnistust ja tarkust küsida sellele ohvrile, Issand. Sest sinu plaanid ja sinu tarkus on suuremad kui meie oma, Issand. Me täname, et sa oled teatud viisil, Issand, andnud ka meile tarkust, aga me tunnistame, et sinu tarkus on suurem, Issand. Ja aita, et me võiksime oma kogu südamega, Issand, teha seda, mis sina meid oled kutsunud tegema. Amen. Nii kaua, kuni korvid käivad ringi, ma loen koguduse teated. Nädala sees siis teisipäeviti õhtul kella 7 toimub osadusgrupp G4. Kolmapäeva hommikuti kella 10 on palvehommik. Neljapäeviti on palveõhtu kell 7. Reedeti on noorteõhtud ja täpsem info on noortejuhilt Kaielt. Ja pühapäeviti on kell 11 teenistus nagu ikka, aga soovijatel on võimalik tulla juba varem. Kella 10 on võimalus koguneda palvesse üles tuppa ja hommikukohvi on ka võimalik täitsa tasuta kohvikust võtta ja inimestega suhelda omavahel. Siis ette veel ma ütlen jõululaupäeva jumalateenistus, et siis teate sõpru tuttavaid kaasa kutsuda. Jõululaupäeva jumalateenistus toimub 24. ja kella 5. Ja koguduse jõulupidu on siis 28. detsembril algusega kell 4. Nii, ma loen ette ka sünnipäevalapsed, kes on sel nädalal olnud Arvi Treirat, Samuel Arge, Mart Vares ja Arno Medri. Aga ma ei näe ühtegi neist hetkel siin ja lihtsalt soovime Jumala hoidmist nendele, kus nad hetkel keegi on. Nüüd, kui me lähme edasi oma teenistusega, mul on au ja eesõigus kutsuda siia üks tunnistaja. Ja tema on minu nimega Angela, minu armas Minija. Ole palun hea, tule siia.
Ja tere! Ja mul on üks tunnistus. Eelmine pühapäev oli minu jaoks väga eriline. Tegelikult võiks iga pühapäev olla eriline, iga päev on eriline koos Jumalaga, aga eelmine pühapäev mul on tegelikult varasemalt päris pisikesest öeldud, et mul on lampjalg ja mu vanemad nagu proovisid seda, mulgi spetsiaalsed kingad olid ja ma käisin suvel hästi palju muru peal paljajalu, aga sellest hoolimata mul lampjalgsus ikkagi püsis ja kui ma hästi pikki maid jalutasin, mul hästi meeldib koeraga palju jalutada, siis mul tihti nagu jalad valutasid ja ka põlvedesse tuli nagu valu edasi. Ja see oli suhteliselt ikkagi valus ja ebameeldiv, aga ma mitte kunagi ei palvetanud selle pärast, sest et see tundus ikkagi nii tühine asi või nii tühi-tähi võrreldes nagu muude asjade kõrval ja siis laupäeva õhtul just enne pühapäeva ma mäletan, ma olin nagu üsna palju olnud, mul on sellised jalatoed olnud ja siis ma olin üsna palju ilma jalatugedeta olnud ja mul õhtul ikka väga valutasid, mul nagu põlved olid valusad, siuke kondid valusad, valus oli. Ja siis, ja ma ei palvetanud selle pärast, mõtlesin, et suva ja siis pühapäeval tulin kirikusse ja siis Maria Metsamaa jutlustas, et ta sai tunnetussõna ja ta ütles siin ees, et ta tunneb, et kellelgi on nagu taldades ja nagu jalas edasi nagu siuksed valud. Ja ma kohe tundsin, kuidas mu sees läks nagu kuumaks ja ma teadsin, et püha vaim oli nagu, et see oled sina. Et ma tean. Et nagu see ongi see on nii äge, et isegi kui meie nagu ei mõtle selle peale või me isegi ei arva, et see on väärt palvetamist, sest see tundub nii tühine, siis nagu Jumal on nii hea ja ta ei taha, et sa oleksid valudes. Ja see oli nagu nii eriline kogemus, et ma tõesti teadsin, et Jumal näeb mind. Ta näeb asju isegi, mida ma nagu, ja ma lihtsalt ülistasin Jumalat edasi ja kui ülistuse sees olid need sõnad, et kõik mured, haigused võtab Jeesus kanda ja ma nii tundsin, kuidas nagu püha vaimu sees oli nagu heiskas, et jaa, ma lihtsalt kogesin nii reaalselt, et Jumal tahab, ta tahab, et me oleksime terved. Ta tahab, et ma oleksin terve. Ja see oli nii võimas kogemus. Ja ma usun, et ma olen terve, mul ei ole valusid enam olnud ja lihtsalt tänu Jumalale. See oli väga võimas kogemus. Ja lihtsalt kõige rohkem lihtsalt tahangi rõhutada seda, mis mind nagu kõige rohkem puudutas. See, et mu jalad said terveks, halleluuja. Aga lihtsalt ma kogesin, kui väga Jumal tahab, et sa oleksid terve. See oli nagu kõige ägedam. Nii et see on minu tunnistus. Aitäh! Nii tore. Ja täna on meil siin erinevaid külalisi. Ja ei saa jätta kasutamata juhust pakkuda võimalus öelda oma tervitus. Ja ma annaksin praegu tervituseks sõna Marko Põllule. Ja suur tänu, armas kogudus. Eks ta nii on, et kui astud sisse niimoodi mõtled kogudusse, et täna on selline hea võimalus lihtsalt olla osaduses ja kaasas, siis eks ikka nii on, et piiskop tuleb ja ütleb, et siin ei ole midagi, kes täna tervitused toob. Ja meil on hea meel olla tõesti ka täna siis Kuldari Mirjamiga siin. Nimelt meil oli nädalavahetus siis Nelipühi kiriku praostidega siis Saaremaal. Otsustasime seekord Saaremaal tulla, saime piiskopi heakskiidu ka veel selles osas, et valik oli hea, absoluutselt hea, oli tore valik ja olime koos. Ja iga aastas korra saame niimoodi kokku praostida nende abikaasadega. Ja eks see eesmärk ole lihtsalt olla osaduses ja üksmeeles püsida. Ja see on alati olnud selline hea osa ja meil oli tõesti väga tore aeg, oli rõõmu, oli osadust, üksteise julgustamist. Ja väike tervitus tuua ka Jumala sõna kohaselt, et kas üksmeel on ka piibelik. Vahest võib-olla me endale mõtleme asju välja, aga see on täiesti piibelik ja ma loeksin väikese mõtte ja Apostlite tegude 8. peatükist ja salm 6.
ja siis ütleb niimoodi, et rahva hulk pani üksmeelselt tähele, mida Philippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Ja see oli üksmeeles, nad panid tähele. Ja kui ma vaatan, piiblis on väga palju üksmeele kohta ja siin on mõned mõtted, mis ma koon. Näiteks 2. Mooses 19.8 ütleb, et ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ja ütles, me teeme kõik, mis issand on öelnud, ja Mooses viis rahva vastuse issandale. Üksmeeles. Rahva hulk, näiteks Apostlite 8.6 lugesingi, et ütles, et üksmeelselt panid tähele. Siis me näeme siin, et Apostlite 15.25 ütleb, et siis oleme meie üksmeelselt arvanud valida mehi ja saata teie juurde koos meie armsate Barnabase ja Paulusega. Ja Apostel Paulus ütleb väga palju, näiteks Rooma kirjas ütlebki, et olge omavahel üksmeelsed. 2. Korintuse 12.25 ütleb, et ihus oleks lõhestamist, vaid liikmed üksmeelselt kannaksid hoolt. Nagu me kuulsime ka armsa Vaida ees, kogudus on sinu kõrval, kelle raskel hetkel üksmeelselt mõistavad, toetavad sind. See on üksmeel. Ja kui oluline on Jumala sõnas üksmeel. Ja ma usun, et nii palju, kui mina kuulnud olen siin armsate vendade läbi, siis üksmeel ongi teie keskel. Tahan teid täna kinnitada, et olete üksmeelselt tegemas ja üksmeelselt üheskoos edasi viimas seda tööd siin. Ja kui rahvas pani tähele, mida Philippus tegi, siis üksmeelselt, siis mis juhtus? Tulemus oli tegelikult imeline. Nägid tunnustähti. Nad panid üksmeelselt tähele, mida Jumal tegi. Üksmeel on väga hea ja me oleme alati taodenud ka üksmeelt, ka kui me praostadega oleme, meil on väga hea aeg olnud. Üksmeelselt, me olime asjade keskel, saime üksteisega jagada ja ma tahan teid kinnitada, üksmeelselt üheskoos edasi minnes Jumal teeb vägevaid asju ka teie keskel siin, ka edaspidi, nii et olge väga õnnistatud. Aitäh Markole. Väga head ja juba üles ehitavad nii Marko käest kui Angela käest. On asju, mida kõrva taha panna ja julgustust võtta, aga nüüd on meil veel võimalus kuulata head sõna ja ma annan nüüd järje üle piiskop Alu Rõmpuule. Tere hommikust, head vennad ja õed, kallid sõbrad ja kõik, kes te jälgite meid ka ekraanide taga, kus te iganes olete. Soovin teile õnnistatud teist advendipühapäeva. Oleme, nii nagu kuulsite Angela käest, otsustanud ka sellel advendi ajal ja jõulukuul käsitleda teemat, mis puudutab siis valgust ja lootuse valgus. Suurepärane tunnistus, Angela, et Jumal suudab ka meie selliseid ihulikke vajadusi terveks teha, mis meil on, aga ma olen sinuga olnud samas paadis, peaks ütlema, et mul ka on need nii-öelda lampjalad, aga mina ühel hetkel leidsin, et vau, tegelikult kõik usklikud vist saavad ennast lampjalgadeks nimetada, sest piibel ütleb, et sinu sõna on mu jalale lambiks. Nii et Jumala sõna on rikkalik. Oleme kõik siin neid lampe kandmas oma jalgades, mis näitab valgust, aga see oli natukene sellise huumoriga öeldud muidugi. Ja üksmeel, eks see on muidugi oluline, seda pidas Jeesus oluliseks ja seda peab kogudus oluliseks. Lootuse valgus, ma loen ühe kirjakoha ja loen seda Vanast Testamendist ja see on Vanatestamendi prohvet Jesaja, kes oli siis tegutsemas umbes 700 aastat enne Kristuse sündi ja 9. peatükis tema ütleb esimeses salmis väga tugevad sõnumid, mis puudutavad tulevikku ja siin on kirjas nii: rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt
valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Me kõik teame arvatavasti, mis tunne on olla pimedas ruumis, aga mitte ainult sellises füüsilises pimeduses, vaid paljud meist on kogenud või läbi elanud ka sellist vaimulikku või sisemist pimeduse hetke oma elus, kus me otsime nagu mingisugust väljapääsu, aga me ei näe, kuhu minna täpselt. Ja selleks pimeduseks võib olla selline segadus tuleviku ees, ei tea, mis täpselt tulevik toob. Selleks võib olla kaotus või lein või patu ja häbitunne, aga ka läbipõlemine ja hirm võib olla pimeduseks või vaimne väsimus, pettumus iseendas või kellegis teises. Nii et pimedus on, võiks öelda, koht, kus inimene ei näe, lihtsalt on pime. Aga lootus on seevastu koht, kus inimene hakkab midagi nägema, midagi hakkab koitma. Ja Jesaja kuulutab, nad näevad suurt valgust. Jumal ei ütle, et pimedus ei oleks päriselt olemas, ei. Või et me peaksime lihtsalt pimedust ignoreerima. Ta ütleb, pimeduse keskele tuleb valgus. Ja see valgus, me teame, on Kristus. Lootuse valgus tuleb, võib öelda seega, Jumalalt ja mitte inimestelt. Jesaja ajal elanud rahvas, nemad ootasid poliitilist lahendust. Nad ootasid sõjalist võitu. Nad ootasid paremat valitsejat. Nendel oli üks ootus. Aga Jumal ütles, ma annan teile poja. See tähendab, lootus ei tule olukorra paranemisest, vaid Jumala tulekust inimese juurde. Üks isa rääkis kord loo, kuidas ta istus öösel haiglas oma raskelt haige lapse kõrval ja ta ütles, et ma ei osanud enam isegi palvetada. Lihtsalt olukord oli niivõrd pime tema jaoks ja ta tundis, et ta on täiesti tühi, täiesti võimetu midagi tegema. Aga kui hommikul esimene valguskiir aknast sisse langes, ta korraga tunneb, et keegi nagu hoiaks tema käest kinni. Olukord ei olnud veel üldsegi muutunud, aga ta ütleb, et minu sees korraga oli üks lootus. Olukord oli sama, aga ta tunneb, et temas on korraga üks lootus. See on pilt sellest, mida Jumala valgus suudab teha ja mida ta teeb. Valgus ei pruugi kõike korraga kohe muuta, ei. Aga ta muudab inimese sees midagi. Sünnib lootus, lootuse valgus. Kui Kristuse valgus tuleb, ja paljud me oleme seda oma elus kogenud, siis mis juhtub? Ta paljastab inimesele tema olukorra ja Kristus hakkab teda vaikselt tervendama ja juhatama sellest pimedusest välja. Nii et Jumala valgus ka kunagi ei tule süüdistusega. Jumal ei süüdista, vaid Jumala valgus tuleb eesmärgiga, et vabastada. Ja see on protsess. Kui te mõtlete oma lapsepõlvele, mul on omal ka sarnane kogemus, siis lapsed üldiselt kardavad pimedas toas näiteks olla. Pimedus on midagi, mis on väga hirmutav, sest sa ei näe, see on kole. Aga kui ema või isa astub tuppa ja paneb tule põlema ja ütleb, näe, siin ei ole mitte midagi hirmsat, siis mis juhtub lapsega? Ta nagu rahuneb. Jah, valgus paljastas selle tõe ja tõde, kelleks on Jeesus, toob inimesele rahu, mitte hirmu.
ühel talvel mõni aasta tagasi, kui me kõik elasime läbi seda, kui elekter ühel hetkel korraga läks hirmus kalliks, tõusis nii-öelda taevastesse, siis üks inimene ütles nii, et ma olin nii ärevil ja ausalt öelda, ma olin nii vihane ka, et see oli midagi hullu. Aga selle asja sees ühel hetkel Jumal näitas, et mu ärevus ei tule tegelikult sellest rahapuudusest, vaid sellest, et ma ei usalda Jumalat homse pärast. Väga huvitav. Ja ta ütles, et see arusaamine korraks ja korraga tegi mind vabaks, mida ma kogesin, et kui ma loodan Jumala peale, siis ma ei pea kartma ka seda, mida homne või ülehomne toob. Korraga üks valgus, mis teda nagu tabas selle olukorra ja viha keskel, tuli Jumalalt. Nii et valgus ei too ainult nähtavaks meie olukorda, kus me parasjagu oleme, aga valgus näitab seda, mis toimub meie südametes. Ta paljastab selle, mis on siin. Ja lootuse valgus, sõbrad, särab ka kõige pimedamas paigas. Me läheneme jõuludele ja me näeme jõululoos seda juhtumas ju Jeesuse sünnis looga. Jeesus ei sündinud kuskil säravas palees, vaid ta sündis kus kohas? Tallis, laudas, kohas, kuhu inimesed ei oleks iial arvanud, et Jumal tuleb. Sinna pimedasse lauta. Jumala sõnum oli ja on, ma olen sinuga. Just seal, kus sina täna praegu oled. Ma olen sinuga. Siin tuleb esile üks minu meelest vaimulikult jõuline tõde ja nimelt pimedus ei tõrju valgust, vaid valgus tõrjub pimeduse. Nii võimas on valguse omadus. Kuulsin kord lugu ühest mehest, kes oli kukkunud vanamaja keldrisse ja ta ei näinud midagi seal keldris olles ja kui inimene on selles olukorras, siis korraga tekib segadus, tekib paanika, tekib valu ja kõik, mis on hirmutav, see korraga inimest tabab. Ja ta karjus seal keldris olles, aidake mind, nii nagu ikka inimene teeb, aga mitte keegi sellel hetkel ei vastanud. Ja viimaks ta nägi ühte väikest valguse kiirt sealt ülalt. Keegi, kes oli seda inimest otsimas, oli taskulambiga siis tulnud ja pimedaid nurki läbi kammimas nii-öelda ja korraga see keldris olev mees näeb taskulambi tulukest. Ja mees ütles, sama hetk, kui ma seda valgust nägin, ma korraga teadsin, ma ei jää siia. Sõbrad, Jumal ei pruugi kohe meid sealt välja tõsta, aga ta paneb ühe valguskiire meie pimedusse öeldes, ma olen olemas, ma otsin sind, sa ei jää siia, ma tõstan sind välja. Kristlastena oleme meie need lootuse valgused. Ja Jeesus ütles Matteuse evangeeliumis 5.14, teie olete maailma valgus. Sina ja mina. See ei tähenda muidugi, et me oleksime absoluutselt kohe täiuslikud, aga see tähendab, et me kanname endas Kristuse headust. Me ei anna edasi pimedust, mida maailm pakub. Me loome selliseid keskkondi, kus teistel saab olla turvaline. Kui nad on sinu kõrval, nad korraga tunnevad, siin on turvaline olla. Me räägime lohutust, mitte hirmu. Me näitame välja Jumala iseloomu, milleks on tema headus, tema halastus, tema ustavus. Need on, mida Jeesus on meile kinkinud. Valguse lootus. Ühel meistril oli selline komme, et kui ta oli oma töökojas ka päevasel ajal, ta hoidis seal alati ühte lampi põlemas.
ja muidugi mõnele inimesele tundus see kummaline ja tekkis küsimus, et miks ta päevasel ajal nii-öelda lampi põlemas hoiavad. Aga selle mehe vastus oli väga huvitav. Ta ütles, et siia tulevad vahel inimesed, kelle päev on olnud täiesti nii-öelda pime. Ja ma tahan, et kui nad siia astuvad, nad tunneksid, et siin on valgus. Nii et kristlastel ei ole vaja ilmtingimata olla peale tükkiv. Et vaadake, mina olen see, kes on valguse näitaja selles maailmas. Piisab, kui teisel inimesel on meie juures või kõrval turvaline olla. See on Kristuse valgus meis, mida kogetakse ja tajutakse. Inimeste lootused võivad ju kustuda. Poliitiliste lubaduste valgus võib kustuda, majanduslik stabiilsus võib ühel hetkel kaduda, tunded võivad muutuda, aga Kristuse valgus ei kustu. Sest see ei põhine inimesel, see põhineb Jumalal. Et tänu Jumalale selle imelise valguse eest. Üks vanaema meenutas kord, kuidas tormi ajal kadus elektriühendus ära tal. Tuba oli pime ja siis ta süütas väikese küünla ja ütles oma lapselapsele, vaata, kui palju üks ainus väike valgus teeb. See ei võitle pimedusega, see lihtsalt paistab. Nii on ka meie usuga. Sa ei pea pimedusega võitlema. Lase lihtsalt oma valgusel paista. Lõpetuseks, lootuse valgus ei ole tunne ega optimism ega enesesisendus. Ta on isik, kelleks on Jeesus Kristus. Tema valgus tuleb lihtsalt meie pimedusse. Tema valgus muudab imeliselt inimese südame. Ta annab suuna inimesele. Tema valgus ei kustu mitte kunagi. Tema valgus paistab sinu ja minu kaudu meie ligimisele. Kui me lubame Kristusel tulla oma ellu, siis me võime kuulutada kogu maailmale, sõbrad, lootus elab. Lootus on see, mis särab. Lootus on see, mis võidab. Jeesus on tõeline maailma valgus ja õnnelikud on need inimesed, kes selle valguse on lasknud oma ellu. Kui sa täna oled siin või ekraani taga ja sa tunned, et olukord täna sinu jaoks on tõeliselt pime, sa ei leia valgust, siis ma soovin, et nüüd lõpus me palvetame koos sinuga, et ka see valgus, kelleks on Kristus, võiks sinu elus olla ja särada ja anda suuna ja tee. Ja see on kõige imelisem, mida inimene selles maailmas võib kogeda. Lootuse valgus. Tõuseme palvele. Jeesus, me täname sind, et sa tulid maailma valgusena. Too oma valgus ka täna meie südame varjualadesse, kus iganes inimene ka täna ei oleks ja tajub ja kogeb, et ta on pimeduse keskel. Issand, paistku täna sinu valgus selle inimese ellu. Tõsta üles need, kes on pimeduse all ja too üks selgus, too rahu ja uus lootus selle inimesele. Lase meie eludel olla sinu valguse peegeldus nendele, kes täna otsivad. Tänu sulle, et sinu arm ja armastus on täna meil kättesaadavaks tehtud. Jeesus, me austame sind ja täname sind, et sa oled tulnud sellesse pimedasse maailma ja toonud selle võrratu taevaliku valguse. Õnnista seda jõuluaega oma valgusega igas kodus, igas peres, aga ka nendel inimestel, kes elavad üksinda, kellel on raske leinaperiood. Jumal, olgu sinu valgus soojendamas ja näitamas neile jätkuvalt teed.
tänu sulle, et sa oled elav Jumal. Ja me tahame sind, Kristus, kiita ja ülistada. Ka siin olles, lõpmata suure armu eest. Amen. Täname Jumalat veel kiituse lauludega. Su juures on mu pelgupaik, las kaitseb mind su võimas käsivars. Su juures on mu las kaitseb mind su võimas käsivars. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges südames. Vaikuses sind oodates rahu on üksnes Jeesuses. Vaikuses sind oodates rahu on üksnes Jeesuses. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges süda. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges südames. Aga nüüd midagi rõõmsamat. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Ei kaotus meile kuulu enam, südameid meil ülistus nüüd täidab. Vere läbi, mis Jeesus valas meie eest, me võidus käime laulteed. Võitnud oleme talle vere läbi, oma
südameid meil ülistus nüüd täidab. Vere läbi, mis Jeesus valas meie eest, me võidus käime lauldes. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Ja ükskord veel, siis jääb rohkem meelde. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Ta võidu meile andnud on. Ta võidu meile andnud on. Laulsime, oleme võitnud ja tänu Jumalale selle võidu eest. Me võtame kaasa õnnistuse sõnad ja seejärel on võimalik kõigil tulla ja olla osaduses kohviku poole peal. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku ja viige tervitused, kes te tulite kaugemalt oma kogudustesse.